Räägime täna ühest kõige mõjukamast ja olgem ausad ka vastuolulisemast teooriast rahvusvahelistes suhetes. Jutt on muidugi Samuel P. Huntingtoni tsivilisatsioonide kokkupõrkest. See teos pakkus välja täiesti uue viisi, kuidas mõista maailma pärast külma sõda. Lähme ja vaatamegi kohe lähevalt. Nii, kujutageme korraks ette 1990. aastate algust. Berliini müür on just langenud, Nõukogude Liit lagunenud, õhus oli tunded tohutut optimismi. Aga suur küsimus, mis oli kõigil meelel ja keelel oli, mis saab edasi? Millised uued reeglid hakkavad nüüd globaalset poliitikat kujundama? Aga nagu Huntingtoni see tavavalt ütles, see harmoonia illusioon purunes tegelikult üsna kiiresti. Maailma tabas täiesti uus etniste konfliktide ja geopoliitiliste pingete laine. Ja see eufooria, see asendus üsna pea sügava ebakindlusega. Ja ühtäkki tundus, et vanad kaardid maailma mõistmiseks enam lihtsalt ei kehti. See ilus idee ühest harmoonilisest maailmast, see oli ilmselgelt liiga vara öeldud. Või siis teine teooria, et kõik taandub rikaste ja vaeste riikide vastasseisule, kas see ei suutnud uut tegelikkust enam piisavalt hästi selgitada? Ja siit jõuamegi Huntingtoni põhiideeni, mis oli omal ajal ikka päris radikaalne. Ta väitis, et uue maailma peamine konflikti allikas ei ole enam ideoloogia, nagu kommunism versus kapitalism, ega ka mitte majandus. See on hoopis midagi palju sügavamat, palju fundamentaalsemat. See on kultuur. Niisiis pakkus Huntington välja täiesti uue raamistiku, et seda uut kultuuripõhist maailma mõista. Ta ei vaadanud enam üksikuid riike, vaid palju suuremaid kultuurilisi blokke, mida ta nimetas tsivilisatsioonideks. Aga mida ta selle all täpselt mõtles? Mõelge sellele nii. See on suurim meie, millega üks inimene saab samastuda, enne kui ta on lihtsalt inimene. See on midagi laiemat kui rahvus, aga samas ikkagi selgelt piiritletud kultuuriline identiteet. Ja mis on see liim, mis üht tsivilisatsiooni koos hoiab? Huntingtoni jaoks oli vastus üsna selge. Enamasti on selleks religioon. See on tihtipeale see kõige sügavam ja kõige püsivam kultuurilise identiteedi allikas. Okei, ja kuidas Huntington siis maailma jaotas? Ta tõi välja 7 või 8 peamist tsivilisatsiooni: Hiina, Jaapani, hindu, islami, õigeusu, lääne, Latina-Ameerika ja siis ta lisas, et võimalik, et ka Aafrika tsivilisatsioon. Tema teooria kohaselt pidid just nende suurte kultuuriliste blokkide vahelised suhted ja pinged tulevikku kõige rohkem kujundama. Nüüd aga jõuame Huntingtoni argumendi ühe kõige olulisema ja võib-olla ka keerulisema osani. Nimelt väitis ta, et moderniseerumine ja läänestumine, need ei ole üks ja sama asi. Tegelikult on need teineteisest lahti haakumas. Siin on oluline aru saada 2 erinevast asjast. Ühelt pool on meil moderniseerumine, see on teate küll industrialiseerumine, linnastumine, tehnoloogia areng. Aga teiselt pool on läänestumine, mis tähendab läänele omaseid väärtusi nagu individualism, demokraatia, õigusriik. Ja Huntingtoni point oligi see, et ühiskonnad saavad täiesti vabalt moderniseeruda, ilma et nad peaksid hülgama omaenda kultuuri ja väärtusi. Ja see viibki meid omamoodi paradoksini. Mida moodsamaks ja jõukamaks saavad mitte läänelikud tsivilisatsioonid, seda vähem läänelikuks nad tegelikult muutuvad. Selle asemel, et läänest kopeerida, kasutavad nad oma uut jõudu hoopis selleks, et oma enda kultuuri ja traditsioone veelgi tugevamat esile tõsta. Ja Huntington nägi sellele ka tõestust päris maailmas, tuues esile 2 suurt globaalset trendi. Esiteks, ülemaailmne religiooni taassünd ehk Jumala kättemaks. Ja teiseks, kultuurilise enesekindluse tohutu tõhus majanduslikult edukates Ida-Aasia riikides. Mõlemad näitavad kultuurilist eneseteadvust, mitte pimesi läänestumist. Aga kus need teoreetilised tsivilisatsioonide vahelised pinged siis päriselt konkreetseks ja kohati ka vägivaldseks muutuvad? Siin toob Huntington mängu oma kõige tuntuma ja ilmselt ka kõige kurikuulsama kontseptsiooni. Need on nimetatud murrangujoontes sõjad. Need leiavad aset just nimelt tsivilisatsioonide kokkupuutepunktides, nende piirialadel. Ja mis teeb need eriti ohtlikuks, on see, et konfliktid tõmbavad sageli kaasa samase tsivilisatsiooni kuuluvaid sugulasriike, kes tulevad oma kultuurilistele vendadele appi. Ja kui me vaatame reaalseid näiteid, siis tundub, et see teooria justkui peab paika. Mõelge näiteks Bosniale, kus põrkusid õigeusu, lääne ja islami maailmad. Või Kashmirile, kus on vastamisi hindu ja islami tsivilisatsioon. Või Tšetšeeniale, õigeusu ja islami piiril. Kõik need on ju näited konfliktidest, mis on lahvatanud täpselt tsivilisatsioonide murrangujoontel.
Aga konfliktid ei toimu ainult tsivilisatsioonide vahel, vaid ka nende sees. Ja siin tutvustab Huntington mõistet rebenenud riigid. Need on riigid, mis on oma identiteedi küsimuses täiesti lõhkilistud. Klassikalised näited on muidugi Venemaa oma igavese debatiga lääne ja slaavi hinge vahel, Türki, mis on lõhestunud Atatürki ilmaliku pärandi ja oma islamistlike juurde vahel, ja ka Mehhiko. Ja Huntingtoni sõnul on need katsed tsivilisatsiooni vahetada ajalooliselt alati ebaõnnestunud, jättes riigid püsivalt lõhestatuks. Ja mis on siis selle kõige järeldus lääne jaoks? Raamatu viimane osa keskendubki lääne tulevikule ja esitab sellele ühe üsna konkreetse hoiatuse. Huntington prognoosis oma raamatus lääne suhtelise majandusliku võimu vähenemist. Kui 90-ndatel domineerisid maailma majanduses selgelt lääneriigid, siis tema prognoos 2020. aastaks näitas maailma, kus 5 suurimat majandust pärinevad 5 erinevast tsivilisatsioonist. See on nüüd tohutu võimu ümberjaotamine. Ja probleem tekib siis, kui lääs seda muutust ei taju. Huntington väidab, et see, mida lääs peab universaalseteks väärtusteks nagu inimõigused ja demokraatia, näevad teised tsivilisatsioonid ainulaadselt läänelike ideedena, mida neile justkui peale surutakse. Ja see ongi lääs versus ülejäänud konflikti tuum. See tsitaat tabab tegelikult naelapea pihta. Huntingtoni järeldus oli see, et lääne tsivilisatsioon on väärtuslik mitte sellepärast, et see on kuidagi universaalne, vaid just täpselt sellepärast, et see on unikaalne. Ja katse seda kõigile teistele peale suruda on ohtlik ja vale. Niisiis, mis on Huntingtoni lõplik soovitus läänele? Lõpetage see püüd maailma enda näo järgi muuta ja keskenduge hoopis oma enda unikaalse kultuuri ja väärtuste kaitsmisele ning uuendamisele. Ja see kõik jätab meid ühe provokatiivse küsimuse ette. Kas erinevad tsivilisatsioonid suudavad õppida rahus koos eksisteerima või ongi see suur tsivilisatsioonide kokkupõrge tõepoolest vältimatu? Mõttekoht.